On ju läbi noogutuse, sa tead, jalad olid tugevad, lülisammas oli pikk, keskosa oli tugev. Ja hakkasin ütlema seda, et see on see miski, mida me harjutame, et ükskõik mida me tegema läheks. Et kui me siit nüüd võtaks näiteks suure raskuse, hakkaks tegema kükke, siis me hoiame selle vaagna põhja, me hoiame keskosa. Või kui sa peaksid nüüd siit minema hakkama lund rookima, et sa hoiad selle tugevuse, see on sul olemas. Ja? Lähme rullime. Tugevus ja liikuvus käsikäes. Rullisin pea ja lüüni haaval välja hingates alla. All hingan sisse ja välja hingates rullin ennast lüüni haaval ülesse tagasi. Jälle tekkis tunne, et ma lähen üle traata ja lüüni haaval alla. Ja üle traata ja tõusen lüüni haaval üles. Jalgu veidikene põrandasse surudes. Kui tõused, võta suund paremale poole ja rulli alla paremalt. Vaagen jääb otsa, jalad jäävad ja rullin üles paremalt. Ja vasakult poolt samamoodi rullin alla lüüni haaval. Hoian jällegi alakõhtu veidi sees, ülakõhtu ka tugevana ja sealt tagasi. Teeme ükskord kummagile poole veel. Paremalt poolt rullin lüüni haaval alla ja annan liikuvuse. Ja sealt jälle üles ja vasakule ka. Ja sealt kui tõused. Läksime kükid, põlved, fuusad ja jälle üles. Saadan põlved jälle sinna, kus teine vargas, nii et hoia karbad otsa kükist ja üles. Kükist ja üles ja põlved läksid, fuusad läksid. Alakõht tõusis, et veel rohkem jälle seda pingutuse tunnet oleks, tõuseb päkkadele üles. Ja päkkadele, alla ja päkkadele, üles ja päkkadele ja päkkadele. Väga 8 tükki teeme veel, 8 päkkadele. Hoia tasakaalu, hoia tugevasti, veel rohkem on see ülesse tunne. Loen 3 tükki veel, 3, 2, küki ja hoia kükis, saada käed enda ette, vaheldumisi kõrva juurde ja tagasi. Kõrva juurde ja tagasi. Ükskõik kumb käsi läheb ja tagasi. Mis ma tahan, et sa märkaks? Tähelepanu läheb jalgadele, aga nad pingutavad selle pärast. Märka oma seda põhiasendit, mis sa panid üleval paika. Neutraalne vaagen, alakõht sees, ülakõht sees, nukid üksteisele. Ma hoian selle siin istudes samamoodi. Ja saada mõlemad käed. Jalad tugevad, keskosa hoian. Üles ja tagasi. Veel 4 on käed, hoian kükki on ju. 3, midagi oleks seal põlvede vahel. 2, 1, tõuseb päkkadele, üles. Lähme kükki, käed kõrvade juurest, alla ja päkkadele taas. Alla, päkkadele taas. Alla ja päkkadele. Alla ja päkkadele. 4 tükki veel. Kodus vaadata, kuidas naabritega on. Aina naabritele liiga ei tee, aga kui on mullamutid on all, siis on okei. Me vaikselt nad all pildistavad. Väikse hüppega. Üles. 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 Veel 4 ja 3. Pärast võite naabritele anda numbri, kui vaja. 2. Jää kükki ja hoia. Vaheldumisi käsi läks, jalad tugevad, keskosa tugev ja teadlikult hoian, ta ei ole natuke peal. Hinga korralikult välja, ülakeha, alakõht ja mõlemad käed läksime veel 4 ja tagasi. 3, tunnen päkad, tunnen kannad. 2, 1, just ja tõuse. Lõdvasta korra jalad. Mul on üks asi, mis ma tahan teile teha veel. Püsti. Päkad olid, kannad olid, rulli, aga leia jälle see. Keskus üles. Ja lüli haaval tõusen. Ja läksime 2 rullimist veel jälle tagasi. Rahuliku liikumise juurde. Ja üles. Üks kord rulli alla veel.
üles. Jää seisma parema jala peale, vasak jalg jälle kas päka peal või tõsta õhku, saada käed otsa ette ja pööra vasaku jala poole, selle õhus oleva jala poole. Välja hingates pöörab, sisse hingan tagasi. Välja hingates pöörab, sisse hingan tagasi. Just, õlad on vabalt. Kogu pikkus hakkas sellest tugijalast peale, mis põrandasse surus. Päkast, kannast, läbi jala, läbi kerelihaste keskelt. Ja 2 pööramist veel ja siis me paneme natuke selja taga ruumi. 1 veel, saada käed kuusa ja astu see sama jalg teise taha risti ja üles. Taha risti ja üles. Ühed kükid veel on ja taha risti ja üles. Nii et kui sa astud taha risti, ta natuke kaugusesse ja natukene risti suunda. Mõlemad asjad kokku. Hea, kui ei ole selja taga midagi. Natukene. Me teeme veel 4. Üles vaagen jääb hästi otsa. Tugijalast liigun 3. 2 tükki veel. All hoia ja vetrume. 16, 15, 14. Alakõht toetan, ülakõht toetan. Ja loen veel 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, üles. Väike paralleel, kui poleks käinud ja lüli haaval alla. All hingan sisse ja tulin jälle lüli haaval üles. Lüli haaval alla. Traataiast läksin üle keskosa, hoidsin pingul. Ja teine pool, parem jalg päkale, tõstan, läbi tugijala läksin. Käed otsa ees ja pööra eesmise jala poole. Pööra ja tagasi. Pööra ja tagasi. Pööra ümber oma teelje ja tagasi. 4 veel. Tugijalg jäi. Vaagna põhjuja ja tuhara hoian tugevalt. Ma hoian ennast üleval. Välimistega ja süvalt lihadestega. 1 veel. Panime käed puusa ja astub eesmine jalg teise taha risti. Ja jälle tõukan üles. Risti ja üles. Väga. See jalg, mille peal sa seisad, see on tööjalg. Tema kõverdab, tema lükkab üles. Alla. Ja tuleb 6 tükki veel. 6 veel. Ja üles. 5 ja üles. 4, 3, 2 ja astu taha vetru. 16 väikest, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, vaagna, alakõhu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 üles ja 2 viimast rullimist. Hingan sisse ja läksin lüli haaval üle traataia. All sisse ja üle traataia tõstan tagasi. 1 kord veel üle aia ja üle aia tagasi. Läbi istume. Istu jälle korraks jalgade Mati poolsele otsale. Mati jalgade poolsele otsale. Ja rullime sellili. Saame kokku sellili, veidi ennast diagonaali. Ja annele ringutus kõigepealt. Ennast hästi pikaks. Ülakeha, alakeha ja too käed alla jalad põlvest kõverda. See ülilihtne algus. Hoidsin oma väikese nõgususe ja vaheldumisi tuleb 1 jalg ja tuleb teine jalg. See, mida sa märkad on, et vaagen on paigas. Palju ei olnud vaja pingutada hetkel, et oleks paigas, aga ma tunnen kerge nõgusus. Mul on see pingutus nii sisse hingates kui välja hingates. Ja tegime taas jalad vaheldumisi. Üleval, vaagen püsis täiesti paigal. Õlad surusin kergelt põrandasse. Keskendungi sellele, et ma hingan välja ja ma tõmban keskosa tugevaks. Ilma, et selga suruks nõpku märks. Saan olla tugev neutraalses asendis. Ülakeha tõstab, jätka jalad sama.
jah, piilun korra naba peale, annan kõhu ülemisele otsale pingutuse ja tuletan ikka jälle endale meelde, et ma hingaks välja. Välja ja välja. Sisse tuli ise, kui välja hingasime. Ja ülakeha alla tagasi, jalad tagurpidi jalgrattaringi sõidavad. Sõidavad. Nüüd üks tuleb, teine läheb. Proovin kindlasti kaugele, aga vaagna osa kaasa ei anna. Kuna jalg läheb sirgemaks kaugemale, siis alakõhule veidi rohkem tööd. Ja ülakeha juurde ja jätka. Veel. Hingan, hoian keskusel ja jalad olid need, mis liikusid. Ülakeha alla, õiget pidi ringid. Mida vähem üks jalg tuleb kõhu peale, seda rohkem teed sa keelelihasega alakõhupöörus töö, sest raskus on siis mõlema jala peal rohkem. Nii, ära väga kõhu peale too, rulli ülakeha üles ja jätka sõitmist. See saadame jätkub veel, see nii pea ei lõpe, see on mitmeosaline. Lase ülakeha alla, jäta jalad täisnurga alla, saada diagonaali üks, teine. Üks, teine. Vahetan. Keskosa hoiab kogu aeg ühtemoodi. Vaagna hoian kogu aeg ühtemoodi, ainult natukene see jalgade surve muutub. Ülakeha üles, vaata naba peale, jätka jalgadega jälle samamoodi. Veel, nii kui tunned, et vaja puhkust, puhka. Alumised roided läksid puusanukil väga ilusti, me lähme veel 4 siin. 3 siin, 2 siin, 1, lase ülakeha alla, saadame mõlemad jalad diagonaali ja tagasi. Väga sügavale ei pea minema. Kui klassikast hoida kinni, siis kannad on koos ja pöiad pööravad veidi välja poole. Võid hoida ka paralleeli. Põhi oli ju ikkagi see, mis keskosa tegi. See, et ma hingan välja ja siis jalad. Tõsta ülakeha üles, vaata ja jätka jalgade sügavust täpselt nii palju, et ma jõuan enne panna alakõhu tööle. Ja tõsta, see ülakõht pingutab, et roided läksid puusanukile ja 4 on siin veel. Siis meil on 1 asi veel jalgadega, 3, 2, jäta jalad pikaks, ülakeha alla ja ristid. Risti sõna ausõna viimane osa. Või kui oleks vaprad ilusad, siis tuleks veel paar tükki. Aga meil nii hull ei ole. Paar tuhat või väga palju tuleks veel, aga see on meil viimane, ristid. Rulli ülakeha üles, jätka ristid. Jälle tunnen mõlemad otsad, alumine ots, ülemine ots. Jalad tugevad. Ja teen veel 4, 3, 2, 1 ja puhkus. Lase vabaks puhka nüüd. Väga hästi. Aga see kõik oli üks sama töö. Kogu aeg oli sama, ainult natukene jalgade surve muutus. Me vahetame töö. Me teeme tagumise poole. Selleks jälle jalad põlvest kõverda. Ja lähme lüli haaval üles rullides. Ja lüli haaval alla tulles. Läksid sujuvalt üles ja sujuvalt alla. Alustasin väikese nõgususega ja lõpetasin väikese nõgususega. Üleval hoidsin alakõhtu tugevana all. Ma kontrollin oma asendit, kus ma olen, mis ma teen. Kõik on nagu algusest lõpuni kontrolli all, jah? Ja rullimised asenduvad ühes tükis tõstmisega. Tõstame puusa üles ja järgi. Üles ja järgi. Üles ja järgi. Ja pole ka oluline, et kumb tundub raskem, kumb kergem. Nende iseloom on erinev. Ja. Tublid. Ja
üks jalg üles ja jätkame üles ja alla, üles ja alla. Jällegi töö sama, iseloom erinev, sest et ühe jalaga surud. Üleval pingutus ja all on ka pingutus. Ma surusin tugijalaga põrandasse. Lähme siia 4 tõstet veel või õigemini 4 surumist veel. Veel 2, 1 ja vahetan naksti, teine jalg. Ees tugev, tagant tugev, lükkasin põrand ära. Natukene surun õlgadega, natuke surun kuklaga ja leian jällegi oma väljahingamise üles. Ja tuhar tõmbas kokku, sest see on tuhar, mis pingutab, puus sirutub. Süva hoidis asendi, veel 3, veel 2, veel 1 ja hästi, võta mõlemad jalad korraks kõhu peale. Väikene nõgusus las jääb. Ja me lähme 2 jalaga edasi. Ei jäta ühtegi maha. Jalad põlvest kõverdatud, pane käed keha kõrvale maha, peopesad maha. Ja suru ainult alaselga põrandasse ja järgi. Alaselga põrandasse ja järgi. Nii kui sa tõmbad kõhu sisse selga surud, natukene see puus iseenesest pöörab. Natukene puus iseenesest pöörab, kui sa alaselga surud põrandasse. Samal ajal märkad, et jalad ei kiigu väga edasi-tagasi, vaid hoidsin. Veel 4 suru alaselg põrandasse. Veel 3, just. 2, 1 ja 100 jalad täisnurga alla, põlpuusa kohal ja surun taas alaselga põrandasse. Pidurdamisega on rohkem tööd, sest jalad on rasked, kui ma lasen täiesti lõdvaks, nad kukuvad teisele poole. Ma pidurdan ja hoian selle neutraalse asendi keskel. Ehk ma ei lasegi kordagi päris lõdvaks. Pingutus surumine ja pidurdus. Enne kui jalad päris ära väsivad, saada lae poole ja proovime pika jalaga. Proovi, et sa ei kiiguta jalgu, vaid surud alaselga ja järgi. Alaselga ja järgi. Alaselga ja järgi. Veel 6, 5, 4, pidurdus ülioluline 3, 2, 1 veel, jäta väike nõgusus, jalad põlvest kõverda, käed kõrval, lähme põiki. Kaktuse käed, sõrmed laes või jäta pikalt, kuidas meeldis. Jalad väga kõhu peale ei tule. Hinga sisse ja välja hingates lähme. Lähme vaheldumisi täna ühele poole. Tagasi ja teisele poole. Jälle töö oli pidurdada enne, kui ma lähen väga sügavale. Silmanurgast vaata kaasa, põlved on joonel ja ma tulen. Hingan välja ja hingan sisse. Hingan välja ja hingan sisse. Eriti hea, kui sa tunned pöörates, kuidas see vastaspoole puus tõuseb kenasti kaasa. Ta ongi nagu üks tükk. Ja me teeme ühe pööramise kummagile poole veel. Õlad jäid, ülakeha jäi, keskosa oli tugev. Pööra ühele küljele, ükskõik kumb pool see parasjagu on ja siruta mõlemat jalga pikaks ja tagasi. Pikaks ja tagasi ja õlad hoian põrandas, alakõhuga toetan, sest vastasel juhul ma viskan ennast vibusse. Jälle üla ja alakõhu töö. Siruta veel 4. Ja kukal on pikk, lõug on kaelases, sest tagapool tahab minna pingule. 1, tule teisele poole ka. Pööra ja siruta 8. Suru kergelt õlgu 7. Talje tugev,
see ongi see, et jälle põiklihaseid tehes, pöördeid tehes ongi rohkem pingutust. Kahtlustan, et nii enam-vähem 4 tükki veel. 3, 2, jäta jalad pikaks ja vaheldumisi pika jalaga küljelt küljele, täpselt nii pikk, kui lubab sinu jala tagakülg. Hoia tugevat koos ja pööran puusalt puusale. Ja 2 tükki kummagile poole veel. 1 kummagile poole veel. Ja luba jalad alla, anna väikene puhkus. Küljelt küljele puhkus lõdvestudes. Ja me jätkame ühe jalaga veel. Me lähme klassika suunda, ühe jalaga ringid. Selleks saada 1 jalg lakke, jätta teine põrandale, väikene nõgusus. Käed tuleb veidikese kehast kaugemale ja mulle meeldib alustada sellega, et sisse hingates lasen jalal vajuda välja ja välja hingates toon tagasi. Vaagen on paigas, tugijalg on paigas, sellest hoolitsesid jälle kerelihased, mis hoiavad tugevuse enne, kui jalg läheb. Ja siis see jalaraskus läheb, ta tahaks tõmmata kõik kaasa, aga me ei anna kaasa. Me teeme ainult jalaga. Ja jalaga 2 kordust veel. Sellisel kujul. Proovi lükata teine jalg sirgemaks, kas lõpuni või jääb väike nurk ja täpselt sama asi. Jälle keskendun sellele, et hoida keha paigal ja jalg läheb. Kui ma kerelihastega ei tööta, siis läheb kõik kaasa. Aga eesmärk oli hoida jala liikumisele vastu. Sellepärast, et me teeme ringid. Sisse hingates saadan, välja hingates too, ükskõik kumba pidi. Saadan ja toon. Maas olevat jalga surun kergelt põrandasse. Vaagna hoidsin, talje hoidsin. Läheb ja tuleb. Läheb ja tuleb. Ehk nagu me kükke tegime. Jalad liikusid, kõik muu oli paigal. Sama jalg teispidi ka mõned ringid. Saadan ja toon. Saadan ja toon. Saadan ja toon. 2 tükki veel näiteks. Ja, pane jalg alla. Super, jäta kõverdatud, läks teine. Lükkan ta pikaks. Vaagna hoian. Ja saatsime esimese hooga välja ja tagasi. Sa tunned. Võib-olla on vahe sees. Kuidas see puusaliiges tundub seespoolt? Kas ta oleks just kui vaban? Liigub kuidagi pehmemalt või vastupidi? Natukene jäigem, takistust on rohkem. Mis tähendab, et jälle kerelihasega pean võib-olla veidi rohkem pingutama, et keha ei läheks jalale kaasa. 2 tükki kõverdatud tugijalaga veel. Välja hingates 1 kõverdatud tugijalaga veel. Ja seeruta maasaarel ja proovi. Või jätta sinna väike nurk. See, kuidas tagant lubab. Aga märka, kui tahan suruda alaselga põrandasse, hoidsin talle väikse nõgususe vastu. Midagi on seal selja all, nopad on seal selja all, et ma ei taha vastu minna. Ma proovin oma neutraalse asendi hoida. Ja enne kui jalg päris ära väsib, lähme ringidele. Saadan välja hingamisega, toon sisse hingamisega. Ükskõik kumba pidi sa kõigepealt läksid. Ülesanne oli sama. Hoida keha paigal, kui jalg liigub. Välja ja tugev, teistpidi ka. Proovin jälle sisse hingamise teha nina kaudu ja välja hingamine läheb täpselt niipidi, kuidas sobib. Välja või nina või suu kaudu. Ja tee jalaga 2 ringi veel. 1 ring veel. Too jalad kõhu peale korraks ja hoia. Lükka nüüd alaselg kumeraks, las olla puhkus.
väga hea. Jäta jalad alla, üksteine, astu sammukene kaugemale. Saadame sõrmed kuklale ja ülakeha tõsted. Ehk siis, mis see oli? Ülakõht pingutas, viis roidet puusanukkide poole. Sügavam osa hoidis, et meil väike nõgusus jäi. Ja seda kõike välja hingates. Välja hing ja läksin liikuma. Tõusen ja järgi. Tõusen ja järgi. See hea kooslus, kus õhk läheb, ülakeha tõuseb. Kus ma ei liiguta pead, mis tähendab seda, et kui sa lähed ka alla, jäta võib-olla mõni sentimeeter pea ja põranda vahele ruumi. Jäta lõug kindlasti sisse poole, et ma ei laseks pead kuklasse minna. Nii et kui ma hakkan sinna kukla poole veel tahapoole noogutama, see on eriti raske. Ja kogu energia läheb siia kõhu ülemisel osale. See on see liigutaja praegu. Ja lisasime kerge pöörde. Ühele poole jalgadele ja teisele poole jalgadele. Ühele poole ja teisele poole. Kui me lisame pöörde, siis seda rohkem me tahame, et vaagen ja jalad oleks paigas. Et see alakeha jääb oma tugevusse. Luba, et sa ei hakka pead kangutama, vaid me siirutame käed ja anname kõhule veel. Jalgadest mööda, kuklalt, mööda ja kuklalt. See on ikkagi kõhu ülemine osa. Vaagen jäi, jalad proovin, et väga kaasa ei loksu. Ja veel 4. Sellisel kujul on 3, 2, 1 ja alla, käed peal, lõug kaela sees, suru kukal põrandasse, suru kukal kätesse. Hoia see surve. Lõug on jälle pikem kaela sisse, hoian selle surve. Õlad vabalt, hoian selle surve. Hingamine käib. Keskosa tugev, hoian selle surve veel 3. Hoian selle surve veel 2. Hoian selle surve veel 1. Jätan seda survet 50% ja tõusen jälle ühele poole ja tõusen teisele poole. Ära kaota survet pea ja käte vahel. Võib-olla, et sa tunned, et tõused veidi vähem, aga sellest ei ole midagi. Läheb natukene raskemaks, väga hea. Käed kaasa, jalgadest mööda ja läbi. Jalgadest mööda ja läbi. Me oleme nägijad, tegelased, see tähendab seda, et sinna, kus me näeme, sinna me tahame peaga minna. Kui me tahame jalast mööda minna, siis me läheme peaga hästi palju, sellepärast, et meile tundub, et me läheme rohkem mööda, jah? 3 väikest vetru. 3, 2, 1, järgi. 3, 2, 1, järgi. 3, 2, 1, järgi. 3, 2, ühe kaupa ka keskele, diagonaal, keskel, tagasi keskele, järjest diagonaal, keskel, diagonaal, keskel. Välja, 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 kipitab ammu juba, aga proovi tulla veel. Külg, diagonaal, diagonaal, keskel, diagonaal, keskel, diagonaal, keskel, diagonaal. Üks hetk, kui oled keskel, saada käed kuklale. Suru pead käte vastu ja hoia 4. Hoia 3. Hoia 2. Lähme. Kõik suunad, tule veel. Vetr on väike, 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 välja, 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 välja. Läksime veel mõned tiirud. Ja ikku kipitab ja puhkus. Hoopusti lase vabaks. Lase jalg ühele poole, teisele poole. Jäta jalad keskele. Pööra pea ühele poole. Pane käed korraks alla. Kui sa pea ühele poole pöörad, tõsta jälle kukal. Et see
tagapoolesti pikaks, isegi küljest läbi minnes. Ja teisele poole, nagu jälle käed tõmbaks kukla pikemaks ja ma pööran teisele poole jään. Terviseks. Aeg on suunda muuta. Tule ole hea külje peale. Alustame all. Ehk siis jälle alumine käsi peal. Pealmine alumine jalg kohakuti. Polegi neid variante. Keskosa oli tugev, veidikese ruumi siia alumiste roiete puusanukkide vahele ja alustasime mõlema jalaga. Tõstan ja järgi. Sa tead, kui on tahaks pehmemalt, pööra. Ja tegelikult teinekord võib 2 matti ka võtta, ma ütlen. Keha on kerge. Pealmine käsi läheb lakke ja jätkan tõstmist veel. Rahulikult tõstan ja rahulikult lasen alla. Tõstan ja alla. Tõstan ja alla, väga hea, 4 tükki veel on. Kui sa saad, siis ainult korraks toetan, et ma sinna väga ei jäägi. Jäta jalad üles, pealmine jalg tuleb kõhu peale ja tagasi. Pealmine jalg kõhu peale ja tagasi. Hoian jalad õhus, katsun ülakeha hästi kerge hoida. Veel 4. Korraks vaatasin, et see tuli on ekraan, mis nüüd juhtus. 2 tükki veel, 2, 1 veel kõhu peale. Jäta jalad kokku, käsi jalgade peale, ülakeha jalad koos ja järgi. Koos ja järgi. Natukene jälle võib alumist kätt suruda põrandasse, aga kõige olulisem on see, et ma toetan, kui ma tõusen ja pidurdan, kui ma annan järgi. Üles ja järgi. Üles ja järgi. 4 tükki veel siit. 4. 3. 2 tükki veel. Ja üleval hoia. Hoia, hoia, hinga. Proovi tõsta alumine käsi ülesse maast. Hoia, jah, kõverdada, hoia, et see ei kao ära ühele teisele poole. Hästi hakkab see pealmine külg tööle. Ei tea, kas me siin ka nüüd saame pealmist jalga kõhu peale, ümber ei kuku. Hea öelda. 3, 2 tükki veel, kui vaja, pane käsi alla tagasi, 2. Sest mõlemad jalad tulevad kõhu peale. Saada käsi kuklale, pööra ennast veidikese taha tuara peale ja läksime kokku. 8, 7, ülakeha jalad, 6, kipitab, 5, 4, 3, 2, 1. Hästi, vaju selline. Jäta jalad ühe külje peal, pööra korraks ülakeha lahti. Väga hea. Pöörame tagasi sama külje peale ja jääme jällegi alla. Nii nagu just hetk tagasi oli. Jällegi mõlemad jalad tõusevad ja panen alla tagasi. Tõusevad, palju ei pea. Sest see ei olnud väga see põhieesmärk, vaid jälle oli hoida, et kuhugi keha ära ei kaoks. See oli see põhiline. Pealmise käe lakke. Ja veel 4, 3, 2, hoia jalad õhus ja vaikselt liigun väikese kääri jälle kõnnin, 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 kõnnin. Pealmine külg tõmba hästi tööle ja võib-olla sa tunned, et see pea ja ülakeha iseenesest natukene tõuseb, natukene siuke, näha ei ole, aga sa tunned, et ülakeha ja pea ei ole oma täisraskusega. Veel kõnni 4, 3, 2, 1, jää küljele, astu pealmine jalg tahapoole, saada pealmine käsi üle pea ja korra pikaks siit. Teeme vahetuse, lähme teisele poole. Teine külg. See raskem osa oli all. Alumine käsi läks selle veidi diagonaali. Pea käe peal. Ma vaatasin jälle, et ma olen ühes pikas joones. Jalad enam-vähem jälle kohakuti. Alumised roided, see surve on jälle väikselt, et nad ei ole päris jõuga maas. Ja alustasime jälle jalad ja järgi. Jalad ja järgi.
jalad ja järgi. Samal ajal tuleta meelde endale, sa nagu hoiaksid midagi seal jalgade vahel kinni, siin reide vahel hoiaks midagi kinni. See tunne, et ma tõmban need jalad veidikese enda poole tugevusse, pealmine käsi läheb üles, kui vaja, et alati käsi alla, kuidas tasakaal on meie täna. Ja veel 4 tõusen siit. 3, 2, jäta jalad üles, pealmine jalg kõhu peale, käsi üleval või kui vaja, pane käsi põrandasse. Toon ja viin. Toon ja viin. Veel 4, 3, 2, jäta jalad kokku, lase alla, ülakeha ja jalad koos. Tõuse üles ja järgi. Jälle pikkus rohkem otsi, keskosa tugev ja tõuse ja järgi. Välja ja järgi. Saab paika selle käsuahel välja, siis kõigepealt tugevaks sügavalt see reie sisekülg, vaagna põhi. Tule 4 veel siit, 4, 3, 2, jääme üles ja proovime jälle tuua pealmine jalg ja tagasi, saada käsi kukla peale, pealmine ja tagasi. Seekord hoian veidikese ülakeha üleval. Veel 4, tuleb jalg, siis tulevad mõlemad. 3, absoluutselt võid jätkata ka 1, 2. Pööra veidikese tahapoole tuhara peale ja mõlemad kokku ja järgi. Tuli meelde, mis mul jäi korras ja 2 silma vahele, sellega lõpetame siis. 4 tükki veel. Tundus kuidagi natukene nagu leebem. 3, läks välja pidurdan, 2, jäime külje peale hoidma. Muidu oleks seal puhkusesse, alumine käsi üles, hoia. Hoia, hoia, hoia. Proovisime pealmise jalaga tuua. Ei ikka kukud. Ja lase alla. Ülakeha, alakeha koos veel üles. Lõpetame selle külje. 4 tõstet veel ja siis on käärid. 4, 3, 2. Hoia üleval ja käärid, tule ja läheb. Ja sitta tõesti. Ja läks ja läks. 4 kääri veel, proovin hoida ülakeha üleval. Ja jäta jalad kokku, pööra ülakeha. Väikegi nurk on juba hea. Saame üle pealmise külje natukese rohkem. Ja meil on aeg pöörata kõhuli. Kohtume kõhuli, mina tõstan pea otsa jälle siia mikri poole. Ja kõhuli tulles jälle see alumised roided puusanukid kergelt teineteisele. Otsaesine käte peale, jalgadel hea paralleel. Ja me hakkame jälle natukene lihtsamalt peale, see tähendab seda, et me korraga väga palju lihaseid tööle ei pane. Hoidsin jälle vaagna põhja. Ala kõhu sisse, kõhu all oleks justkui kas külm või tuline, pihta ei tahaks minna nagu. Et see tunne on selline jälle veidi sisse ja üles, ülakõhtele sisse ja alla poole. Ikka nukkide vahel on magnet. Hingasin sisse nii, et roided läksid külje peale laiusesse. Ja välja hingates kogu talje tõmbas väiksemaks. Veel 4 sellist hingamist ja pingutust, et ma leiaks justkui oma selle neutraalse ja tugeva asendi jälle taas üles. Ja märkan, et eespool jääb tööle. Ja
keskus jääb tugev, on ju, midagi seal alakõhu all on, et ma pean ta hoidma pingul ja tegime vaheldumisi jala tõsta ja jala tõsta. Vaagna osa surusin rohkem põrandasse, seljal oli pikkus ja jalga tõstsin. Märkad, jalg on põlvest sirge, terve jalg oma pikkuses tõuseb ja panen alla. Kui kõik sobib, klapib, tõstan mõlemad jalad ja tagasi alla. Mõlemad. Ükskord ammu oli see balanssi lugu. Neli veel, on ju, kas vaheldumisi või koos. Jäta jalad üles, viil lahku, kokku, hoian kogu aeg üleval, lahku, kokku, lahku, kokku. Proovin hoida nii üleval, kui ma saan. Ehk siis lükkan pikkusesse, pigistan tuhara kokku, veel 4, 3, 2, jäta jalgadele laius, pane alla, käed diagonaali. Ja vastas käsi, vastas jalg suure ristiga. Üle selja tõusen ja alla. Üles ja alla. Ja leia selja pealt üles, hea pingutus. Ja kõrgus ei olnud eesmärk, pigem pikkus. Ja las natukene ülakeha tõuseb kaasa, siis ei teki seda vinnamise tunnet. Veidikene maas oleva käega natukene surve põrandasse ja siis on see hea tõusta. Ja kui sulle sobib, mõlemad pooled. Välja hingates üles ja siis järgi. Üles ja järgi. Üles ja järgi. Veel 4. Alla korraks tulen, aga väga vabaks sinna ennast ei lasegi. 3, 2 tükki veel, nii et ma jään alga pingutusse. 1 veel. Järgmisega tõuse ja hoia ennast üleval. Kohe vaata üle. Kriitilised kohad, mida me hakkame kõigepealt tunnetama, kui me seal nüüd kauemat aega oleme. Esimene on pea. Ja nüüd ma tõmban lõua kaela sisse. Ma näitan kukla hoopis sinna lae poole ja seeläbi mul on võib-olla isegi natukene lihtsam ennast üleval hoida. Teine on see, et ma tõmban alakõhu kohe kindlasti sisse ja ülesse. Sest et see tasakaalustab alaselja nõgu, sest muidu tundub nagu see alaselg kolmnurka vajuks alla kokku. Ja siis jube kriitiline koht on hingamine. Et ma hingan laiusesse ja välja hingates jälle tugevusse ja tugevusel vaatan üle kael ja kõht. Ehk siis need kohad, mis sa üle vaatasid, oli see eespool. Kael ees, sest kael taga tahab ära väsida. Kõht ees, sest selg taga tahab muidu üle pingutada. Ja lase alla. Kõigepealt hinga kõhuga. Kuni sa tunned, et selle asendi surve annab järgi. Ja siis, kui meeldib kõverda põlved, lasta sääri ühele poole, teisele poole. Ja kätte kõverdasid. Põlveda. Kovar vastab, see ei ole muutunud. See on samamoodi. Me teeme mõlemat pidi. Me teeme liikudes täna. Vist ei ole kunagi liikudes teinud, pillad siis väga kaua vähemalt. Alumised roided. Panime käed nii, et pöial oli mati peal ja nimetissõrm kolib ka juba mati peale. Ülejäänud 3 sõrme jäävad üle. Kätega põrandasse, õlgadega pool ringi taha ja kokku poole. Keskus tugev. Lükkasin kätega ära. Ja kõverdasin. Kõigepealt otsa. Liiguta korra ja siis proovi uuesti. Kui sa tunned, et nagu see naksu järellainetus ära läheb. Ja, siis proovi aga kohe peale. Äkki see naks pani just kõik asjad paika. Läks just paika. Ja need on soetuse kõverdused üldse, need on soetuseks, jah. Teine variant on see, et hakkad ülevalt alla tulema. Võib olla natukene lihtsam. 4 tükki veel.
Väikeste lukkidest sealt isegi näen, jah. 2 nii enam-vähem. Saalis on väga hästi. 1, kandad puhka. Pane korraks käed jalgade juurde ja keskendu sellele, et selg läheb kumäraks. Ja me lähme kätele raskusega. Pane 1 käsi natuke rohkem rinnaku alla ja me liigume. Kätekõverdus samm ühele poole. Tulen keskele, panen teise käe rinnaku alla ja samm teisele poole. Samm ja kõverdades. Samm ja kõverdades. Õudselt tahaks öelda, et see kätekõverdus ei ole oluline. Et see oluline on jälle see, mis su vaagnagusi teeb, mis su kerelihas teeb, aga see kätekõverdus on ka oluline. Ja ta tuleb. Mida rohkem on jälle raskus jalgade poole, kuus taha poole, seda väiksem on raskus käte peal ja ka raskus. Aga hoia nukid üksteisele, et see selg jälle ei murduks ära. 4 tükki veel. Ehk siis kummagile poole. Käin veel 2 korda. Ja keskelt puhkusesse. Jäta käed üle või pane jalgade juurde jälle nii, kuidas sul on hea. Iga nädal me peidame mõned kätekõverdused. Ja aasta peale kokku tuleb tegelikult päris suur ports neid kätekõverdusi ja siis nad lähevad pärast kergemaks. Kuni mingi päevani, siis nad on jälle rasked ja siis hakkad jälle otsast peale ja siis jälle. Aga ta on hea töö kerelihastel. Toeng põlvitus saame kokku. Kumeraks nõgusaks. Kumer ja pidurda neutraalne. Sa teed vahet, kus on neutraalne jälle kumer ja neutraalne. Et mu asend tuleb nii vaagnast kui lülisambast, ülaseljast, kael. Veel 4 ja hoian. 3, kumer ja neutraalne, ehk just see loomuliku nõgususega koht ja samas märkan, kuidas käed jalad suruvad ikkagi tugevalt põrandasse. Ja siruta vastaskäsi jalg diagonaali ja tõmba küünarnukk põlv kokku. Kumer ja neutraalne, seesama. Kumer ja neutraalne. Kumer ja läksin. Ja. Nii kui lähen pikkusesse, ma toetan kõhuga. Ja veel 3 ja pikkus. 2 ja pikkus. 1 ja lase alla. Vaheta teine käsi, teine jalg diagonaalist ja kokku. Pikkus sama lugu. Kumer, neutraalne. Kumer, neutraalne oma nõgususega. Ja proovin hoida mõlemad puusad joonel ja nii kui vaag nagu jalad toimetavad, on nad ilusti kenasti ühel joonel ka. 3 tükki siia veel. Väga ilus. 2, 1 ja jään nõgus, nõgus ja neutraalne. Nõgus ja neutraalne. Alakõhu abil pööran vaagnasendi, ülakõhu abil tõmban natukene alumised roiged sisse, mis tahavad väga-väga välja minna muidu. Tunnistab ühte karjutust, küll ei ole, kus me siin peaksime põilaatasest nõgusaks minema. Sellepärast jäta neutraalne, pööra varbad põrandasse, tõsta põlved 2-3 sentimeetrit maast ja hoia neutraalne asend. Hoia. Kätele toetades pööra küünarnukid veidikese väljast sisse poole. Ehk siis tegelikult muutub sinu õlaasend, ta läheb natukene kõrvadest kaugemale, ülaselg sirutab. Mäletan peaasendi kuklapika, alakõhuga toetan selja. Kätekõverdusi tegime liikudes. Ma vaatan kella peale, no kui me seda hästi kaua teeme, siis see on meie viimane pingutus.
astu sama käsi ja sama jalg, samm, väike samm kõrvale ja tagasi. Või sinna juurde, jah. Teisele poole samm ja juurde. Samm ja juurde. Samm ja juurde. Ja põlved jäid mõni sentimeeter on ju. Proovin, kui saan astuda käe jala korraga ja korraga. Korraga ja korraga. Seda teed, siis mõtled, et kätega valitsuseks veel natukene. Ärme seda teeme. Tantsusammud 2 tükki kummagile poole veel. Lähen ja tulen. Lähen, viimased, ausuna. Ja. Ja hästi. Põlved, jäta põlved laiad. Vaju nõguseks. Siin on see koht, pane käed jalgade juurde ja vaju siia vahele. Väga hästi. Anname mõned lõpuasendid. Tule istuma. Jäta jalad enda ette, põlvest kõverdatud. Võta ühe käega teisest käest, teise käe alt kinni. Pööra vaagna. Sabaluu ülesse poole, alakõhuga lükkan alaselga kumeramaks ja korra lähen siia kumeraks. Aga et kogu aur ei läheks üle seljale, vaid alaselga pööran vaagna abil ka. Ja üles. Jäta üks jalg ette nurga alla, teine taha nurga alla ja vaju korra eesmise jala peale. Natukese üle puusa. Pane. Tule eesmise jala poolt üles, lükka korraks puus, käsi üle pea ja natukene sirutust. Ja alla tagasi. Vaheta teine jalg ettepoole, teine tahapoole. Pööra keha jala suunas ja tule jala peale. Nii, et sul on hea. Ennast rohkem üle tuhare või puusa eespoolel või on hoopis see tahapoole jääv jalg. Et see on sinu surve, kuhu sa tunned, et ta läheb. Tule üle eesmise jala, puus ja lükkan jälle ennast lahti veidike. Ja tule alla. Saame püsti kokku. Et me saaksime minna rullima korra. Jäta jalgadele hea paralleel. Täkad olid, kannad olid. Pane korra silmad kinni, tulete jälle oma põhiasend siin meelde. Põlved olid pehmed, jalad surusid põrandasse, vaagna põhja hoidsin, alakõhu hoidsin. Lülisammas pikenes. Õlad on vabad, ülearu jõuga taha ei lükka. Jätan jälle sinna keskne neutraalne. Peaasend, kukal pikk. Sisse hingan laiusesse ja välja hingates talje tugev. Ja lüli avad. Hästi pehmelt, hästi voolavalt alla. All hingan sisse hästi pehmelt, voolavalt tulen üles. Teeme 2 kordust veel, ja ma täielikult kulgen, libisen. Ja tõustes seal. Ühe korra veel lüli haaval alla ja alla. Sa võid toetada põlvede peale, kui see ei ole su lemmik. Kui on hea, võtta küünarnukkidest. Küünarnukkidest, kui võtad või käed maas näiteks, kõverda ühte põlve, siruta teist põlve. Aga mõlemal juhul lase pea hästi vabaks.
Suru jalad põrandasse ja rulli ennast jälle läbi paagna. Esimesena lüli üles. Panime käed selja taha sõrmsöömusse. Pane ühe puusa peale. Too õlad ja kalluta pea sellele samale poolele, kummal pool on sõrmed. Ja kõigepealt nooguta korraks ettepoole ja korraks tahapoole. Ja jää täpselt sinna, kus sa tunned, et sinu surve on täpselt selline kõige mõnusam. Jinnist me tegime laupäeval pikalt seda kaelaasendit siin. Siin me teeme lühemalt. Pööra nina otsaga allapoole, vaata õla ette, vaata nüüd on küll hea, kui mu pea läks pildi peale. Tulen alla, ole sina üle. Palju ole sina üle, ma tulen toon oma pea allapoole. Ja too pea tagasi keskel. Pane käed teisele poole, kalluta pea teisele poolele, kõigepealt noogutan. Ette ja taha noogutan. Jää sinna, kus tunne ja surve on täpselt parasjagu. Ja pööran nina otsaga õla ette alla ja lõugu ja kaala sisse. Ja vabaks käed, pea ja too pea tagasi. No nii teeme lõpuliikumise. Lähme, tõuseb päkkadele, kaasa käed. Peale jalad olid ülitugevad, keskmuse oli ülitugev, peopesad suruvad ülitugevalt üksteise vastu, ma käsi tõmban alla poole. Siis hingates saadan käed. Lasen jalad pehmeks ja käed on pehmed, aga keskosa pingutab ja sest tõskuste prebestud on meeles. Ja samal ajal hingasin, hoian keskosa tugevalt. Hoiasin. Keskosa tugev, õlad vabad, nägu vabad. Ava käed. Siin pool ekraani, seal pool ekraani. Kummardus ja tuuli.